et siis me saame sellega välja jagada, et nad ei saa küll küsimusi küsida, aga saavad vähemalt järgi vaadata, et mille üle siis arutelu käis ja kuidas meil läks. Siin juba kuulsin ka, et mikrofonid te saate ise lahti teha. Ma arvan, et täna on selline hea koht, et meid on piisavalt vähe. Et kui tekib mingisuguseid küsimusi, siis oleks mõistlik äkki kohe küsida, kui me seal teemas oleme. Ja kui ma tean, et sellest tuleb kuskil tagapool juttu, eks ma siis ütlen, et tuleb tagapool ja siis võtame selle küsimuse uuesti nagu päevakorda. Et ma arvan, et niimoodi tekib nagu parem kontakt ja parem arusaamine, kui me kohe küsime, mitte ei lase nagu õiget hetke ära ja siis pärast on küsimus meelest läinud ja ei ole ka, võib-olla vastus on ka teistsugune, et sõltub kontekstist, kus kohas me parasjagu selle aruteluga siis olime. Ma hakkan ekraani ka jagama, siis et kuidas meil siis selle üürsiga läheb. Te näete seda presentatsiooni, jah? Väga hea. Et suures pildis me nagu eelkõige keskendume kogu sellele ajakavale ja siis ka, mis nüüd kohe peaks juhtuma hakkama. Et väga detaili nendes funktsionaalsustes, kus ja mis ja kes minema ei hakka. Aga et vaatame nagu selles pildis seda, et eelkõige on see nüüd koht, kus te saate nagu rohkem ja spetsiifilisemalt küsida, mis puudutab teie nii-öelda raamatukogu huvesid või kus te näete neid riskikohti või kus on segased kohad, et või kas on liiga kiire või liiga aeglane, aga üldiselt me käime läbi selle ajakava, et millises tempos me nii-öelda liikumas oleme. Ja täna siin on siis ainult erialaraamatukogud ehk kõik, kes olid kas rahvaraamatukogude koosolekul kuskil mujal, kindlasti see on tuttav, nähes lihtsalt Triinu siin, et suures osas nagu peaaegu, et suur pilt on enam-vähem sama ja inimesed, kes on töörühmades, kindlasti teavad seda ka kõike. Ja võib-olla siit nüüd alustuseks selline suurem pilt sellest, kus me oleme, kuhu me nagu jõuda tahame. Protsessid on ju ammu peale hakanud, aga piltlikult öeldes tahame jõuda siis selle ühtse raamatukogu süsteemiga valmis 27. aasta lõpuks, kus meil siis on olemas nii e-kataloog seal ees Milko näol, kui siis ka see raamatukogu süsteem, kus raamatukogu töötajad teevad oma igapäevast tööd raamatukogu süsteemi näol. Ja selguse huvides ka, et kui me nagu räägime sellisest üürsist kogu aeg, siis me räägime sellest suurest kontseptsioonist, mis koosneb siis oma komponentidest, nii e-kataloogist kui sellel taga olevast raamatukogu süsteemist, kui ka sellest kesksest bibliokirjade andmebaasist, mille juurde käivad ka kõiksugused iseteenindusautomaadid, mis on liidestatud siis kas e-kataloogiga või raamatukogu süsteemiga või siis pakiautomaadid, mis on liidestatud emma-kummaga, et see on terve see nii-öelda kontseptsioon. Kui me räägime e-kataloogist, siis me tegelikult räägime väga selgelt ainult lugejale mõeldud keskkonnast ehk mille kaudu lugeja meie juurde tuleb ja mis teenuseid kasutab. Ja kui me räägime raamatukogu süsteemist, siis me räägime väga täpselt ikkagi ainult sellest, mida siis raamatukogu töötaja oma nii-öelda töölaual teha saab. Edasi vaataks kohe seda osa ka, et kui kuskil kasutan sõna, et
et vaatame siis seda e-kataloogi Mirko, siis see on see, mis puudutabki meie siis lugejale mõeldud e-kataloogi ehk mille kaudu meie lugeja peaks meieni jõudma. Et mingit uut nime just nagu välja mõtlemas ei ole enam, ja uut brändi seoses selle raamatukogusüsteemi tulekuga tegelikult nagu välja reklaamima ei hakka, sest siia on juba kokku pandud nii-öelda riigi poolt hangitavad e-väljaanded, kui ka siis juba osa siis tegelikult 3 raamatukogusüsteemist, mis koondab kokku juba 80 raamatukogu osakogusid, mida saab siis üle Eesti laenutada. Siia siis lihtsalt ajapikku hakkavad juurde tulema need võimalused, mis võimaldavad lugejal siis laenutada väga kindlast raamatukogust koju just selle raamatukogu tingimustele, laenureeglitele vastavaid raamatuid, aga et tekiks selline keskne bibliokirjete andmebaas, kus lugeja vähemalt näeb ja ka töötaja, kui me räägime raamatukogusüsteemist, ka töötaja näeb seda seisu, mis siis bibliokirjete vaates toimub terves nagu selles keskses baasis ja edasi lugeja Mirko vaates saab siis otsustada, kas ta läheb, ma ei tea, e-raamatut lugema või läheb siis konkreetsest raamatukogust mingit raamatut tellima. Kuidas me edeneme siit või kuidas me oleme enda mõttes või peas selle lahti löönud, et hetkel meil juba käivad väga suured nii-öelda ettevalmistustööd selleks, et jõuda siis selle nii-öelda e-kataloogi peaaegu et valmisolekuni. Meil on täna olemas. Meil on olemas siis 3 tarkvaraarenduspartnerid, kes meile siis arendavad seda tuleviku nii-öelda e-kataloogi. See e-kataloog peaks valmis saama järgmise aasta. Valmis saama on nagu väga halvasti öeldud. Ükski tarkvara ei saa kunagi valmis. Aga suures osas, mis puudutab nagu välja mõeldud funktsionaalsuse, peaks valmis saama 2026. aasta suveks. Loomulikult seal taga selleks hetkeks ei ole veel seda uut raamatukogusüsteemi, mida me hakkame hankima, aga seal on loodud valmidus, et oleks võimalik seda liidestada sinna juurde. Ja selleks hetkeks ei ole kindlasti ära migreeritud kõikide raamatukogude andmeid, kes on siis üle tulnud, aga meil on kindlus, et meil on olemas 3 arendajat, kes kõike seda protsessi aitavad lõpuni välja viia. Ehk kui me räägime andmete migreerimisest, siis sellesse ühtsesse raamatukogusüsteemi, siis selline nii-öelda tugi on meil olemas. Hetkel siis on käimas juba arendus selles vaates, et kõikide raamatukogude lugejad saaksid ennast läbi selle Mirko registreerida enda raamatukogu lugejaks ja siis ka autentida läbi selle keskse autentimislahenduse. Täna on need autentimismeetodid, millega me sinna tuleviku raamatukogusüsteemi sisse saame autentida, on juba nii-öelda välja mõeldud ja arendamisel ja osad ka välja arendatud, ja tänases Mirkos ka peaaegu juba täitsa saadaval. Ehk see on see klassikaline tara lähenemine, kus meil on siis Eesti autentimisvahendid, mobiil-ID-d, smart-ID-d, ID-kaardid, ka EU-ID on võimalik sealt kaudu sisse lülitada, siis tavakoolidele või koolidele mõeldes, siis kooliõpilased peaksid tulevikus saama autentida sinna sisse Harri-ID-d kasutades ja ülikoolidele mõeldes siis ka taatliidestus on siia juurde mõeldud, ehk siis ülikoolid saaksid oma keskseid servereid kasutades siia süsteemi oma kasutajaid sisse lasta.
see esimene nii-öelda siis kasutajate halduse arendused peaksid ilusti läbi saama meil tegelikult järgmise aasta alguseks ja siis vastavalt sellele me läheme ka kohe sellega laivi, et me tegelikult ei oota sinnamaani, et kui ma vaataks nüüd tagasi, et me peame suveks kõik valmis saama, siis me tegelikult nagu nende osadega, mis meil arenduses valmivad, need me läheksime kohe Mirkos ka laivi ehk need raamatukogud, kes on valmis sellega, valmis selleks, et nende lugejaid saab registreerida ka läbi selle nii-öelda uue Mirko kasutajate halduse, saaks oma kasutajad sealt kaudu ära registreeritud. Kohe ütlen ka seda, et ega alternatiivsed võimalused nii-öelda need võimalused, mis täna olemas on, need ei kao kuhugile, need jäävad endiselt ju kasutusele. Siis teine hange, mis meil ka juba on arenduses, on siis otsingu lahenduse nii-öelda realiseerimine. Ehk siis juba täna me mõtleme selle peale, kuidas panna kokku võimalikult hästi 3 erineva kataloogi bibliokirjaid nii, et nad ei hakkaks üksteist dubleerima, et kuidas siis tekiksid ilusad teosekirja, mille all on kõik väljaanded ja kust siis kasutaja saaks valida endale sobiva väljaande laenutamiseks. Ja Kersti, ole hea. Kersti siin Eesti Panga raamatukogust küsin, et kas on plaanis ka AI võimalusi otsingutel hakata kasutama? Jah, on täitsa plaanis ja ehk siis ma ei nimetaks seda väga AI lahenduseks, aga meil on plaanis nii-öelda semantiline otsing sinna teha, ehk siis esimene otsing ei ole kindlasti see klassikaline autor võrdub, pealkiri võrdub otsing, vaid et esmasena pakuks ikkagi kasutajale seda võimalust, et ta sisestab sinna endale nii-öelda just nagu meeles oleva autori nime ja teose pealkirja, mille peale siis meie otsisüsteem mitte ei kasuta seda loogikat, et ta proovib siis, et otsib kõigepealt pealkirjast ja siis otsib autorist, vaid meil seal taustal on moodustatud selline suur indeks kõikidest bibliokirja andmetest. Sinna lähevad, ma ei tea, ka isikunimed ja märksõnad ja pealkirjad ja ilmumisandmed, ehk siis kogu see markkirja sisu läheb sinna põhimõtteliselt, mille peale siis nii-öelda tark otsing ehk semantiline otsing oskab vastata siis, ta võib lematiseerida neid sõnu, ta võib leida sarnaseid autori nimesid, kes ütleks, et millisest klassist alates Shakespeare'i osatakse õigesti kirjutada. Et kindlasti ta arvestab ka nende eri nimekujudega, kirjavigadega ja proovib siis kasutajale pakkuda seda esmast otsitulemust. Ja kui kasutaja on ka veel nii-öelda sisse loginud, siis kindlasti ka need otsitulemused, mis siis peaksid olema sellised, kus ta arvestab, et just nimelt need selles raamatukogus oleva leidumusega otsitulemused on nii-öelda eespool, et ta saaks kohe nii-öelda kõige esimese piltlikult öeldes, nii nagu tänapäevane klassikaline Google'i tarbimus, et nii keegi ei lähe ei teisele, kolmandale ega 5. leheküljele vaatama, et kasutaja peaks ikkagi endale sobiva leidma just nagu selle esimese lehekülje pealt üles ja saama oma valiku ära teha. Aga ei kao kuhugile, võib öelda ka, et ei kao kuhugile ka see piiramisvõimalus hiljem, et peale seda esimese otsingu sooritamist siis tegelikult kasutaja saab hakata piirama seda valitud otsitulemit, et ma ei tea, kas või väga täpse autori järgi, et mind huvitavad ainult need autorid või need kirjastused või need väljaanded, mille seest see tulemus siis tuleb. Aga loomulikult otsing toimub siis, nii palju peab ikkagi aru andma, et otsing toimub siis metaandmete põhjal ehk siis kataloogi kirjete põhjal, et otsingusse ei ole kaasatud siis teoste täistekstid. Et kui kirjas kuskil on kirjas sisukord või sisu kokkuvõte, ma tean, et selliseid kirjaid ikka leidub,
siis need andmed on kindlasti ära indekseeritud ja kui me läheme siin natuke rohkem tiipi, et kui me teame, et on mingisugused ma ei tea, helikassetid, CD-plaadid ära kirjeldatud ja laulude lood on seal ikkagi kuskil sisukorras olemas, markkirjas kuskil ära kirjeldatud, siis kindlasti saab ka selle järgi nii-öelda otsida. Selle otsingu peaks nii kaugele saama, et ta oleks otsitav siis järgmise aasta veebruariks, mis eeldab muidugi seda, et me hästi palju nii-öelda, et võimalikult suured andmekogud saame juba hetkel metaandmete vaates kokku ja teha seda teadmusbaasi ja teha läbi need katsed, et millised otsingumeetodid kõige paremini töötavad seal peal. Et sellise nii-öelda klassikalise otsingu filtreerimise tegemine on suhteliselt lihtne, aga just nimelt selle semantilise otsingu realiseerimine on selline paras, ütleme, et keerukus ja eks siis tulemused ole siis näha, kui see päriselt nagu tööle hakkab. Aga üks hea omadus selles semantilise otsingu puhul on see, et see on nagu keelest sõltumatu, ehk siis sisuliselt ta peaks töötama nii eesti, inglise, vene keeles, ta ei ole keelest sõltuv. Siis vahepeal on toimunud ka juba peaaegu valmis on sündmuse proaktiivsuse nii-öelda ja nõusoleku teenuse ärianalüüs, kus me siis vaatasime sisse, et kuidas täna raamatukogudes toimub isikuandmete töötlemine ja kes mida võib töödelda, millisel nõusolekul, kuidas on volitustega, kuidas selle seaduse järgi peab olema. See analüüs on enamjaolt valmis. Veel tagasisidestame seda veel viimast korda, kuidas peab süsteemis käituma andmejälgija, millised komponendid peavad olema selleks, et nõusolekuteenust pakkuda. Katsume ka uurida välja need võimalused, et kuidas me saame näiteks automaatselt või kas me tohime automaatselt näiteks kooli õpilaste andmeid siia andmebaasi sünkroniseerida. Piltlikult öeldes, mida see tähendab, on, kui kooliõpilane hakkab sisse logima, autendib ennast ära ja selle peale öeldakse, aga kas me võime nagu piltlikult öeldes teie andmeid kasutada selleks, et registreerimine oleks võimalikult lihtne ja küsida teie andmeid EHIS-est, baseerub nõusoleku teenusel siis, mille peale siis me saaksime nii-öelda ka kinnituse, et jah, see õpilane on olemas, ta õpib seal, need andmed, mida me oleme kokku leppinud, tuuakse ka siia süsteemi üle. Et seda kõike tutvustame kuskil, ma arvan, kuskil kas 2 või 3 nädala pealt. Me katsume leida uue aja selle jaoks, et seda teostas siis PVC, et me ise siin ei hakka midagi, kuidas öelda, vahele segama ega tõlgendama, et siis nemad tulevad ja teevad meile sellise 1,5-tunnise ülevaate, mis need tulemused siis olid. Kindlasti saabub ka selline analüüsidokument, mida siis kõik raamatukogud saavad lugeda, et kuidas peab isikuandmetega käituma, keda tohib ise registreerida, keda ei tohi, milliseid nõusolekuid on vaja ja kuidas siis nende andmete liigutamistega erinevate süsteemide vahel üldse on. Selge on see, et me täna nii rahvastikuregistriga teeme liidestuse, kui juba on olemas ka siis hariduse infosüsteemiga olemas liidestust, kus me saame küsida siis andmeid nii-öelda õpilaste kohta ja tema, kas ta on siis hetkel aktiivne või ei ole aktiivne, et need liidestused kindlasti tulevad. Aga selle nii-öelda analüüsi tutvustamise kohta kõigile kindlasti saadetakse ka eraldi kutse, see toimub veebis, me vaatame, kas me teeme seda väikses nii-öelda, et kas võimalik teha nii-öelda ka koha peal või tuleb ainult veebis, aga igal juhul veebis saab see kõigile ka kättesaadavaks. Ja tuleb info selle kohta, millal see toimub. Siis selles pikas arenduste rivis veel ootab hetkel kokkupanemist kogu tellimise ja laenutamise arenduse ülesande püstitus, mida me siis töörühmades praegu aktiivselt nii-öelda koostame ja üle vaatamas oleme.
kuidas tellida, mida tellida, kuhu lasta tellida, millistel tingimustel saavad kasutajad tellida, et see arenduse on hetkel nii-öelda alles ülesande püstituse tasemel, aga kindlasti see peaks sellel aastal välja minema, sellel aastal ka vastavad nii-öelda pakkujad saame arendusse minema, sest et see asi peab saama siis valmis järgmise aasta suveks, et oleks siis tervikprotsessi võimalik otsast peale läbi teha, alates siis lugejaks registreerimisest ja lõpetades piltlikult öeldes eduka tellimusega, mis siis on jõudnud ka raamatukogu süsteemi seal taga. Kuidas me edasi läheme raamatukogu süsteemi hankimisega? Täna samamoodi töögruppides paneme kokku ju seda nii-öelda nõudeid raamatukogu süsteemile, et millele see peab siis vastama, milline see raamatukogu süsteem peaks olema, et kogu nii-öelda Eesti raamatukogu võrk saaks seda ühiselt kasutama hakata. Plaan on selline, et novembris läheb siis hange välja, tuleb läbirääkimistega hange, sest on täitsa kindel, et kõik nõuded, mida me täna sinna sisse kirjutame, kas ei ole piisavalt peenelt lahti kirjutatud või on ilmselt nii-öelda meie poolt väga palju üle nõutud, et äkki meil on midagi väga erilist. Kindlasti turul ei ole aga sellist raamatukogu süsteemi pakkujad, kes suudaks meile kohaselt öelda, et kõik nõuded on täidetud ja maksab nii palju. Kindlasti me hakkame läbi rääkima nii tingimuste osas, mida nad meile osutavad, millise SLA-ga ehk siis milliste teenuste tingimustega nad meile seda osutavad, kui kiiresti need on nende reaktsiooniajad. Kõike seda räägime läbi, samamoodi räägime läbi litsentsitingimustest, et mismoodi mingisugused litsentsid hakkavad, kui palju maksma, mille pealt see hakkab käima, et millised litsentsimudelid neil kasutusel on ja siis nad esitavad meile nii-öelda lõpliku pakkumuse, arvatavasti kuskil, me loodame vähemalt märtsiks selle kätte saada koos hinna ja väga täpse spetsifikatsiooniga, mida nad siis meile pakkuma tulevad. Igal juhul me hangime sellist raamatukogu süsteemi, mis vastaks kõikidele raamatukogu nõuetele, siis ei ole vahet, kas ta on kooli, rahva, eriala või ülikooli raamatukogu ja ka sellise jõudluse ja võimsusega, et oleks võimalik, et kõik raamatukogud, ükskõik kas see siis on aastaks 27, 28, 30, saaksid sinna süsteemi tulla, et ei juhtuks seda, et piltlikult öeldes, et nüüd on meil nagu 300 raamatukogu liitunud ja rohkemaks see süsteem võimeline pole, seda mitte. Me arvestame, et ta peab olema võimeline teenindama tervet Eestit, aga me nagu näeme ka seda, et terve Eesti kindlasti ühe portsuna ühe korraga siia ei liitu, et jäävad need võimalused, et liituda ka tulevikus ja samamoodi me ka hakkame seda teenust arvatavasti pakkuma ka näiteks igasugustele erakõrgkoolidele või kõigile, kellel on olemas raamatukogu ja need, kes lasevad oma raamatukogust lugejatel ka raamatuid nii-öelda laenutada või tellida või et teada saada, et sealt on võimalik raamatuid kätte saada. Arvatavasti siis lepingusse jõuame aprillis ja siis läheb kibekiireks migratsioonitöödeks, ehk siis me plaanime migreerida süsteemi kaupa, ehk siis alustame sellest, et kuna Rahvusraamatukogu on kindlasti üks esimesi liitujaid, võtame terve nii-öelda Serra süsteemi ette, kuna Serra on ka kõige suurem süsteem ja kõige rohkemate kiiretega, siis on seda hea aluseks võtta. Ja soovime siis tegelikult terve portsuga tõsta siis kõik raamatukogud ühe korraga üle Serrast, et vältida igasuguste dublettide tekkimist, et kõik laenutused, kõik lugejad tuleksid kõik korraga üle, oleks protsess lihtne ja kiire valutu. Edasi siis võtame nii-öelda teiste raamatukogu süsteemide, kas Urrami või Riksi nii-öelda portsud, aga samamoodi, et kõik raamatukogud sellest süsteemist ühe korraga üle tuua, et võimalikult vältida nende dublettide mitte tekkimist ja et süsteemid oleksid võimalikult hästi juba koheselt ära ühildatud.
ja dublettide tekkimist juba peaks hakkama vaikselt vältima ka meie see eelnev otsingurakendus, mis juba oskaks kokku panna erinevatest raamatukogusüsteemidest tulnud nii-öelda kirjad. Ja põhimõtteliselt nüüd on see koht, kus kui me oleme hankimas seda raamatukogusüsteemi, siis see on üks hange, see on üks projekt ja kindlasti me peame selleks 2027. aasta lõpuks väga selgelt fikseerima, et millise või kes on need raamatukogud, kes lähevad sinna ja 2027. aasta lõpuks, mis on siis see, et kes on liitunud, kes ei ole liitunud, väga selge arusaam peab olema tekkinud, et mida siis selle projekti raames või selle hanke raames, keda liidetakse, keda mitte. Ja see on nagu see koht ka, kus, miks me seda praegu räägime, et meil tegelikult on vaja saada kokku nii-öelda see lõplik projektis osalejate nimekiri, kellega me siis koos tööle hakkame aastani 2027. Sellest ma juba tegelikult rääkisin, et meil eesmärgiks on kaasata siia raamatusüsteemi hankesse ka e-kataloogi hankesse loomulikult, mis praegu juba töötab e-kataloogi pakkumusse kõik raamatukogutüübid, et kedagi me siit välja ei jäta, ei tee ainult rahvaraamatukogudele süsteemi, vaid et mõtleme suurelt ja laialt. Ja ühtegi raamatukogusüsteemiga enne kinni ei panda ega ei lõpeta tööd, et see peab töötama võimalikult valutult, et me ei näe ette ka selliseid, kuidas öelda, seisakuid, et mingi raamatukogu peab kuu aega nüüd olema kuskil ilma kataloogita ja ei tea, kust otsida, ehk siis kõigepealt ikkagi see uus süsteem alustab tööd ja siis tagantjärgi pannakse vajadusel, kui juhtub, et keegi ei jää enam kasutama, et siis võib nii-öelda sealt teisest süsteemist ennast kinni panna. Kindlasti me ei saa lubada seda, et kõik juhtub nagu üleöö, et hommikul oli üks ja õhtul teine, aga see kindlasti ei saa olla nii, et ka nädalaid on mingid andmed migreerimise staatuses ja midagi ei juhtu, et see migratsioon peab olema ka võimalikult sujuv. Kindlasti üks küsimus nüüd, mida kohe küsitakse, et aga mis see maksma hakkab? No, täna ei oska öelda, mis see maksma hakkab, aga siis märtsiks, kui meil on laekunud need kõik pakkumused, siis on üsna selge, et siis on nagu see koht, kus on selge nii litsensimudel, mille alusel siis neid numbreid arvutatakse, seda kulu arvutatakse ja siis on lõplik selgumus ka, mis see nagu suures vaates maksma läheb, et siis täpsed numbrid selguvad tegelikult märtsikuus. Mida see tähendab siis põhimõtteliselt alates aastast 2028 või see kõik tööle hakkab, ehk siis senikaua, kui me oleme selles protsessis, mis toimub nii raamatukogusüsteemi nii-öelda kasutusele võtmine, andmete migreerimine kuni projekti lõpuni, ei ole mingit tasu selles raamatukogusüsteemi kasutamisel, aga siis, mis siis juhtub peale seda aastast 2028 edasi, siis see tegelikult selgub siis juba tegelikult 2026. aasta märtsiks peaks see selge olema. Ja nii nagu varasemalt ka Kultuuriministeerium välja on öeldud, et rahvaraamatukogusid rahastatakse Kultuuriministeeriumi poolt, kahjuks kooliraamatukogudega sellist head diili ja Haridusministeeriumi meil ei õnnestunud teha, et kogu rahastust tuleks nii-öelda Haridusministeeriumi poolt, ehk siis kooliraamatukogusid hakkavad arvatavasti rahastama KOV-id ja ülikooli ja äriraamatukogude puhul, ma arvan, jääb kehtima sarnane loogika, nagu täna on ka Elnetis, et kindlasti on mingisugune baastasu ja siis tuleneb ka litsentsitasu. Enamus juhtudel see litsentsitasu sõltub kas siis raamatukogu töötajate arvust, bibliokirjade arvust, eksemplaride arvust, ehk siis sellest kogust, kui suur see raamatukogu metaandmestu on, mida sealt kaudu nii-öelda läbi lastakse.
tavaliselt see litsentsitasu sõltub sellest. Ja kuhu nüüd edasi? Et edasi oleks vaja hirmsasti kohe teada saada teie käest, et kes tulevad meiega sellesse nii-öelda hankesse, et teie raamatukogu andmeid saaks migreerida üldse. Et antud juhul me niisama ei saa kellegi andmeid võtta ja hakata migreerima, et meil peab igal juhul olema nii-öelda nõusolek selleks. Ehk siis selle eellepingu mõte on see just, et sellega raamatukogu annab siis nõusoleku nende andmete migreerimiseks. Sisuliselt ka tagab selle, et pärast toimub ka nende andmete, kuna tegemist on ka lugeja andmete, et peab ka neid lugeja andmeid natuke valideerima, kas nad sattusid õigesse, ma ei tea, eesnimi välja ja perekonnanimi välja, et me ise seda teha ei saa, et siit natukene tähendab seda, et peab olema kaasas ka selles migratsiooniprotsessis. Samuti on ju ette näha, et kui tuleb uus raamatukogusüsteem, siis kaasatakse ka uued töötajad loomulikult ka koolitusse, ehk siis peab arvestama sellega, et hakkab toimuma ka selle uue raamatukogusüsteemi kasutamise koolitus. Ja eelleping eelkõige on vajalik siis selleks, et tagada just nimelt, et meil oleks olemas kontakt, kellega raamatukogu poolt suhelda ja siis meil oleks nii-öelda õigus ja alus ja küsida teie käest ka nii-öelda koostööd, kui on vaja, et kas andmete vaates või ei juhtuks seda, et keegi kuskilt poole pealt kuidagi ära kaob. Et hange on ikkagi nagu nii-öelda fikseeritud, jah, et loomulikult raamatukogusid pannakse kinni, keegi ühineb, neid põhjuseid on nagu palju, aga et ei toimuks selline, kuidas öelda, pidev pendeldamine, et ma alguses arvasin, et tulen ja siis vahepeal otsustan, et ma ikkagi ei tule. Et lepingut on siiski vaja, et tagada nii-öelda hanke edukas lõpetamine. Ja paari nädala jooksul me siis proovime nüüd laiali saata ka sellise lihtsa küsimustiku kõikidele raamatukogudele, et kas nad tulevad siia projekti, millele siis need raamatukogud, kes ütlevad jah, järgneb arvatavasti juba natuke täpsem uuring selle koha pealt, et kui suured on teie kogud, palju on teie lugejaid, palju on töötajaid, kindlasti kes on kontakt. Ja siis nende raamatukogudega me hakkame ette valmistama ka neid nii-öelda lepinguid, et sõlmida siis lepingud ära ka hiljemalt märtsiks 2026. Nüüd on küll see koht, kus te võiksite küsida. Ja Kersti. Jah, Kersti jälle Eesti Panga raamatukogust. Ma küsin just sellise küsimuse, et me peaks nagu jah ütlema ennem, kui me teame, kui palju see asi maksma läheb, et see nagu hea küsimus. Ei ole. Ei, see on, selles mõttes on see väga hea küsimus. Ma arvan, see on see koht võib-olla, mis mul jäi ka algselt nagu lahti seletamata. Et jah, öeldakse tegelikult selles projektis osalemiseks, ehk siis antakse nõusolek selleks, et andmeid migreeritakse, antakse nõusolek selleks, et ma ei tea, tullakse koolitusele, aga ei anta nõusolekut selleks, et me hakkame seda süsteemi tegelikult kasutama aastal 2028 ja edasi. Ehk siis see jah tagab selle, et andmed migreeritakse uude süsteemi, saadakse aru, kas süsteem on sobiv teenuse pakkumiseks. Ja kui ikkagi selvub, et süsteem on nii kehva, et ei saa kasutada või litsentsitasu on, see oli hea küsimus, et litsentsitasu või baastasu on nii kõrge, et ei taha kasutada või ei ole ressurssi, et seda nagu siis kindlasti see ei ole nii, nagu me nimetame ka seda eellepinguks, et see on eelleping selleks, et minna nagu päris süsteemi kasutusse, et tegelikult sellel hetkel veel ei kaasne selle jah ütlemise hetkel ei kaasne neid nii-öelda rahalisi kohustusi ütlemaks, et jah, ma tahan seda ja ma hakkan seda süsteemi kasutama, sest kui see
rahanumbrid selguvad, siis on võimalik kaaluda seda, et jah, ma tahan seda kasutada või ma ei taha seda kasutada. Et see ei tähenda, see jah ütlemine ei tähenda praegu pimesi jah ütlemist. Võib täitsa loobuda. Jah, Helle, oli enne kui Triin. Ja mul on küsimus kohe selle loobumise kohta, et mu andmed on sinna uude keskkonda migreeritud, otsustan, et nii kallis, et loobun, mis nende andmetega saab? Kindlasti need andmed, hea küsimus, kindlasti isikuandmed kõik lähevad kustutamisele ja selle peale neid kindlasti seal alles ei hoita. Et sellel hetkel toimub siis, et kui toimub see nii-öelda ka sellest eellepingust ametlik loobumine, siis ka need andmed, mis on migreeritud, need ka sellest süsteemist ikkagi kustutatakse, et ei jää siia midagi ripakile. Et jah. Triin, palun. Ja tere, Triin, Lastekirjanduse Keskus, et üks küsimus oligi see, mis juba ära küsiti kohe, et mis nendest andmetest saab, kui tea. Aga ma teine küsin korra veel, et nagu sa ütlesid, eks ju, et see üürs tähendab nagu tervet seda kompleksset teenust, eks ju, et seal on e-kataloog, seal on see raamatukogu süsteem, need kapid ja asjad kõik. Kui seda nagu nii kompleksselt ei ole, see ei tähenda seda, et meil peab kõik see komplekt koos olema, sest meil näiteks on kapid täiesti välistatud, on vana linnas, eks ju, siia ei luba keegi mitte ühtegi kappi mitte kuhugi panna, eks ju, ja me ei pea ühinema selle Mirko nagu e-laenutusega, eks ju, et või kus siit nagu need piirid võib tõmmata, et me oleme väga huvitatud raamatukogu süsteemist, eks ju, ja e-kataloogist, et sinna liituda, aga see, et mis seal nüüd muu osas on, et mis valikud siin on võimalikud? Ei, selles mõttes on kõik nagu lihtne, et keegi ju ei sunni kõike kasutama, et kui teil ei ole iseteenindusautomaati, siis ei ole. Kui ei ole raamatukappi, siis ei ole, aga me arvestame sellega igal juhul, et kui see on, siis see peab saama siia kuidagi liidestatud, kui sellise teenuse pakkumine on nagu raamatukogule vajalik, et kui ta täna on pakkunud näiteks läbi, ma ei tea, Esteri endale, et on võimalik Omnia kaudu tellida endale ka postipakina koju, siis see peab ka tulevikus olema. Et pigem see on nagu selle, ma tahtsin nagu juhtida tähelepanu sellele, et täna väga paljud jäävad kinni sellesse üürsi, öeldakse üürs, aga ei teadvustata, mida see nagu tähendab. Et väga selgelt tuleb eristada seda osa, mis on nagu üürs on terve see kontseptsioon, me proovime selle kontseptsiooni kõik tööle panna, aga üürs ei tähenda otseselt, ta ei tähenda ei e-kataloogi, ei tähenda raamatukogu süsteemi, vaid seda suurt kontseptsiooni. Eraldi on kindlasti väga selge asi on e-kataloog, mis on lugejale mõeldud, mida saab siis lugeja tarbida ja ma ei välista ka sellist kasutust, et tõesti mõni raamatukogu tahab, tal ei olegi lugeja, ta tahab lihtsalt oma andmeid hoida kuskil süsteemis ja tahab kasutada ka ainult raamatukogu süsteemi seal taga, why not? Kuigi ma näen, et ei ole mõtet ainult karukõhtu endale neid andmeid koguda, pigem juba siis näidata välja ka läbi e-kataloogi ikkagi kõigile. Isegi kui ma ei luba tellida, isegi kui ma mitte midagi, aga ma arvan, meie nii-öelda sellele inimesele tänavalt, kes satub siis sellesse toredasse keskkonda, tal on vähemalt teada, et see raamat on olemas selles raamatukogus ja ta saab siis kas või koha peale minna, kui ei ole selliseid, ma ei tea, online tellimise võimalusi või kõike seda, me saame näidata, et see raamat on seal olemas. Tihtipeale ju, kas või Rahvusraamatukogu näitab, neil on väga palju raamatuid, mis on ainult kohal kasutusega, mitte keegi seda muud moodi ei saagi kätte. Jah, ta saab selle võib-olla endale ära broneerida järgmisel juhul, siis tulla siia kasutama või nii-öelda ette tellida. Aga vabalt võib ka olla nii, et seda ei saa ette tellida, et ta saabki teada, et see on nagu selles raamatukogus 3. korrusel teise nagu mingisuguses asukohas ja siis minna kohale ja hakata seda tarbima, et kõik need nupud, mida teha saab, broneerida, tellida, laenutada nagu ühte teise kolmandasse kohta, kõik need saavad olema läbi nii-öelda haldusliides seadistatavad iga raamatukogu põhiselt eraldi. Okei, sest meil on ka ju
keskuses kinniskogu siin, eks ju, mida üldse kuskile välja ei anta ja mis on nagu, meil ei ole selles mõttes arhiivkogu, me ei saa seda, eks ju, läbi säilituseksemplari seaduse, aga meil on oma kogu niisugune kinniskogu osa sealt, et see on nagu selge. Aga meie puhul tuleb ikkagi see erijuhtum, eks ju, kui ütlesid, Eriala-raamatukogu on suures osas äriühingud ja mitte tähendab mingid muud sihtasutused, siis me oleme tegelikult Kultuuriministeeriumi allasutus otse, riigiasutus. Et selles mõttes see on ikkagi Kultuuriministeeriumi, ennem kui ma siin jah-ei ütlen, ikkagi sealt läbi räägita, siis et meie rahastus ikkagi tuleb sealt, ma tahaks öelda, et see on nüüd see koht, kus ma nägin, Ülle oli siin, võib-olla ta saab kohe kinnitada või mitte, aga põhimõtteliselt et see tuleb siis sul Üllega läbi rääkida, et kust tuleb rahastus, et kas see Kultuuriministeeriumi allasutuses kõik on sinna halvatud või on ainult rahvaraamatukogud või kuidas, et seda peab Kultuuriministeeriumiga täpsemalt läbi rääkima siis. Ja selles mõttes, kuna ma siin juba olen otsas, siis kindlasti omanik, nii-öelda see, kus tuleb rahastus, temaga tuleb läbi rääkida ja kultuuriminister kinnitab ka selle rahastamismudeli. Sealt me teame, mis tuleb see kulu ja see kulu tuleb planeerida siis, kui ta on nüüd natukene suurem kui praegune kulu, siis ta tuleb planeerida asutuse eelarvesse, see tuleb kõigil asutustel, aga kui ta on sama, siis lihtsalt juba oma asutuse eelarvest tasutaksegi need andmekogu kulud. See puudutab ka muuseumi raamatukogusid. Okei, no jah, sest ma ütlen neid, kuna me oleme veel otse allasutus. Okei, no selge, eks ministeeriumiga klapime need asjad ära. Okei, aitäh. Merike, ole hea. Ja, tere. Meie oleme ju Haridus-Teadusministeeriumi allasutus ja enne oli juttu, et Haridus-Teadusministeeriumist pole veel teada, kuidas toetatakse ja mida tehakse, milleks teil on vaja neid eellepinguid, siis mida see meile annaks, ta ei anna ju mingeid eeliseid, teil on mahtu ju Rahvusraamatukogul endal päris kõvasti, et seda asja ellu viia. See on ka hea küsimus. Mida me ju tegemas oleme, on see, et me tegelikult ju migreerime väga suure osa andmeid sealt sellel aja jooksul üle. Ehk siis üks asi on see, et selle projekti raames saavad andmed migreeritud. Kui seda hakata peale seda projekti tegema, ehk aastaks 2027 edasi, siis kindlasti seda ei ole nii-öelda, seda SF-i raha, Euroopa raha migratsioonis kasutada ei saa. Siis tulevad eraldi migratsioonihinnad, migreerimise hinnad, ehk kõik, kes liituvad nagu peale seda 27. aastat, on migratsioon täiesti eraldi tegevus. Nüüd eelleping on just nimelt ka osaliselt selleks vajalik, et me ei tohi teie andmeid võtta. Ja me võime võtta bibliokirjad, mis on avalikud ja mis on nii-öelda Elneti vaates juba deklareeritud, et Esteri bibliokirjad on kõik avalikud, küll aga on täna ka, ma tean, et osade raamatukogudega me peame tegema eelkokkuleppeid ka selleks, et võtta eksemplarikirjeid, kõiki staatuseid, kõiki, mis seal nii-öelda käib eksemplarikirjetega kaasas. Ja veel kõige suurem risk, mida me ei saa võtta või ei tohi võtta, on siis tegelikult lugejate andmed, ehk me ei saa kellegi lugejaid meelevaldselt hakata üle kopeerima, kui meil ei ole piltlikult öeldes, sest meie ei taha või me ei hakka töötlema neid nii-öelda isikuandmeid, et need jäävad ikkagi teie töödelda. Et me lihtsalt ei saa ilma lepinguta kuidagi neid andmeid oma süsteemi panna, kui meil ei ole lepingut. Et kahjuks ei saa seda teha. Ülle, palun. Ma siinkohal veel täiendaks, et Haridus-Teadusministeeriumi seisukoht oli, et iga asutus võib valida ise, millist raamatukogusüsteemi ta oma raamatukogude haldamiseks kasutab, nii nagu seda tehakse ka täna. Nii et ja oli ka see seisukoht, et kõigi asutuste eelarves on täna raamatukogude andmekogu kasutamise kulu olemas. Nii see on nüüd see kulupool. Teine pool oli see, mida nüüd ka Urmas selgitas, et praegu nii-öelda see algava projekti puhul on Rahvusraamatukogul olemas ressurss kõigi
kolmes raamatukogu süsteemis olevate andmete migreerimiseks uude andmekogusse. See ressurss ja raha on olemas, aeg on olemas, tööjõud on ka olemas. Andmed migreeritakse, nagu Urmas ütles, lepingute alusel, kui ei soovita, need andmed hiljem kustutatakse. Nüüd, kui aga andmed on kustutatud ja raamatukogu soovib uuesti ikkagi liituda selle raamatukogu andmekoguga, siis raamatukogu omanik peab leidma ise selle ressursi, et need andmed migreerida. Ja see on päris ajamahukas ja kulukas töö, kui seda tehakse ükshaaval. Nii et miks on oluline praegu ka hästi põhjalikult selgitada, et hilisem liitumine, andmete eraldi migreerimine on palju töömahukam protsess, kui seda tehtaks, kui praegu seda tehakse korraga. Nii et sellepärast on hästi oluline, et on kõigil aega mõtlemiseks, omanikega läbirääkimiseks ja kui vaja, siis võib-olla eraldi ka nende riskide ja kulude väljatoomine. Nii et hilisem liitumine andmete migreerimisel on päris suurte kuludega seotud. Ja tehakse tegelikult selle migratsiooni käigus mitte siis ainult ei migreerita, vaid tegelikult vastavalt raamatukogudele ka seadistatakse nende raamatukogude ära kõik need asukohad, kus nad asuvad, millised kogud nad on, millised laenureeglid on. Et see ei ole nagu piltlikult öeldes ainult siis andmete migreerimistasu, vaid siis sinna lisandub ka see nii-öelda raamatukogu liitumistasu, mis on siis ekstra töö selleks, et ühte raamatukogu nii-öelda juurde defineerida selles ühtses toimivussüsteemis. Ja Helle? Ma võib-olla lähen liiga detailseks, aga ma küsin ära, et ma sain aru, et bibliokirjad, need lähevad nii ehk nii uude süsteemi, eks ole. Oli selline lause. Siis järelikult lähevad ka kõik lingid kaasa täistekstidele nii. Aga nüüd edaspidi, kui midagi muutub linkidega, tekib uusi bibliokirjaid, kas jääb mingi suhtlus potentsiaalse teise baasiga, update'id bibliokirjade osas, jah? Ja, see kindlasti selleks, et tagada seda sujuvat üleminekut ka praegu juba, et see periood on tegelikult üsna pikk. Periood ei ole ju selline lühike, kus me otsustame, et läheme üle. Ja otsingusüsteem juba on valmimas, ehk siis tegelikult, mida me juba teeme, on see, et me tegelikult selle aasta jooksul oleme realiseerimas neid ühendusi Sierra, Rixi ja Urramiga, et bibliokirjaid hoida võimalikult sünkroonis. Kõik uued kirjad, mis lisanduvad nendesse kolme süsteemi, jõuaksid juba meie sellesse kesksesse nii-öelda sellesse vaatesse. Nad ei jõua küll raamatukogu süsteemi, aga nad jõuavad e-kataloogi ehk sealt läbi selle e-kataloogi, läbi Mirko on need kolm raamatukogu süsteemi piltlikult öeldes juba otsitavad. Ehk me tahame jõuda selleni, et raamatukogu süsteemid piltlikult öeldes sünkroniseerivad oma andmeid juba selle e-kataloogiga ja on kasutajatele nähtavad. Mis tagasi tähendab seda, et kui me nüüd paneme veel lisaks sinna selle uue raamatukogu süsteemi alla, siis me tegelikult saame ka hoida selles uues raamatukogu süsteemis neid kirjeid sünkroonis mingi hetke. Et ei ole mõeldav, et me teeme seda igavesti, aga piltlikult öeldes me integreerime ka selle uue raamatukogu süsteemi e-kataloogiga ja siis mingil hetkel lihtsalt need teised teised sünkroonis olevad sünkroonis hoidmise vahendid sulgeme vastavalt sellele, kes on liitunud ja kes ei ole liitunud. Täna me ei ole nagu mõelnud selle mudeli peale üldse, ei ole mõelnud, et oleks võimalik selline töö, et näiteks Mirko e-kataloogi kasutavad nagu jätkuvalt kõik raamatukogud oma teenuse pakkumiseks, aga seal taga ikkagi töötab veel nii Urram, Rix kui Sierra paralleelselt. Et sellise hinnastamise mudeli peale me pole mõelnud, ega ka selliste liidestuste sügavuse peale me täna ei panusta, et läbi Mirko oleksid kõik
kõik raamatukogusüsteemid nagu kuidagi sünkroonis, kõik laenutused, tagastused ja kõik oleks sünkroonis, et nii kaugele me ei tahaks seda arendusega minna ja see läheks nagu kordi kallimaks. Ja Merike? Et kas ma sain õieti aru, et bibliokirjaid sünkroonitakse, aga eksemplari kirjaid mitte, et mida see vaene lugeja siis palja selle bibliokirjaga teeb? Kui ma ütlesin nagu bibliokirjad, siis ma tegelikult ka mõtlesin selles all nagu ka neid nii-öelda eksemplari kirjaid, et me küll võib-olla ei sünkrooni eksemplari staatuseid, kas nad on nagu saadaval või mitte, aga me loodaks ikkagi kõik ka need vähemalt eksemplaarsused seal raamatukogus midagi on kätte saada ja et me ei sünkrooni ei laenutusi ega lugeja andmeid. On see minu see mõte. Aga küsin veel, et eksemplari kirjad ju ongi juba nii-öelda raamatukogude omad, et enne oli juttu eellepingutest, kui eellepingut ei ole ja eksemplari kirjad sünkroonitakse, siis siin tekib nagu vastuolu. See vähemalt siin Elneti kontekstis on eksemplari kirjad antud ka vabakasutusse teatud ulatuses, aga mitte nagu kõikide viimset, kuidas öelda. Selleks, et seal nii-öelda Elneti raames on selline kokkulepe, et kui me tahame nagu täisandmeid või täisandmestust eksemplaridest, siis me peame kokkuleppele saama raamatukoguga, mida me siis ka eellepingu raames proovime saavutada. Et siis tuleksid nii-öelda täielikud eksemplari kirjad, mitte lihtsalt, et on 3 eksemplari või 5 eksemplari sealt raamatukogust. Ja võib-olla täpsustuseks või ka nagu, väga palju on Elneti raamatukogusid, et võib-olla maha rahustamiseks öelda, et kui oli see rahastuse küsimus, et Kultuuriministeerium rahastab kõiki rahvaraamatukogusid, siis Rahvusraamatukogu ei ole nii-öelda see raamatukogu, mida siis selle seaduse alusel meid rahastatakse, et Rahvusraamatukogu siin selles vaates on pigem nagu Elneti pundis ja Rahvusraamatukogu peab leidma ise selle raha, et selle süsteemiga nii-öelda jätkusuutlikult edasi toimetada. Et me ei ole rahvaraamatukogu selles vaates. Veel mõtteid, küsimusi, kommentaare? Ja palun, Eve. Mikrofon on tere. Ja, nüüd on lahti. Et Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, et mul on nüüd selline küsimus. Põhiliselt küsimus puudutab siis Sierra Ester kasutajaid. Et kui Sierra võib-olla teeb pakkumise, võib-olla jääb Sierra Ester. Ma saan aru, et see on üks võimalus. Kui tuleb mingi muu süsteem, kas see tähendab Sierra Esteri lõppu? Põhimõtteliselt on see küsimus. Kindlasti tuleb mingi muu süsteem. Tegelikult sellest me oleme juba aru saanud, et Sierra ei ole nagu roadmapis ülipikalt jätkusuutlik süsteem, ehk siis, mis ta siis on, innovative või tegelikult nende omanik enam ei pakuks meile, ei tule pakkuma Sierra süsteemi siia. Et see on meil nagu just nagu ette teada, et tuleb mingi uus süsteem. On see siis Vooli, on see Alma, on see Koha, see selgub siis, kui me oleme pakkumise, võib-olla Mees Metsast veel meile midagi pakkumast, mida me täna ei tea isegi, kes vastab kõigi nende tingimustele, millele üks raamatukogusüsteem peab vastama, aga suhteliselt suure tõenäosusega see ei ole Sierra süsteem. Just. Ja siis järelikult ei ole ka Ester enam asi, mis tulevikus kasutuses oleks, Ester kataloog kui selline. Ma ei saa nagu seda öelda, sest et kui raamatukogud ise ikkagi otsustavad, et nad tahavad jätkuvalt tarbida Sierrat ja jätkuvalt tarbida Esterit, ega ei saa kedagi üle viia, aga meie suundumus on küll sinna, et alla tuleb täitsa uus raamatukogu platvorm ja lugejate vaates oleks mõistlik ikkagi
et Eestis oleks üks koht, sest et tõesti täna lugejad teavad ainult oma maakonna seda nii-öelda kontaktpunkti ja oskavad sealt otsida, et kellele on näpuga näidatud, et see on Ester, nad kasutavad seda, kellele on näpuga näidatud, et see on lugeja.ee, siis nad kasutavad seda keskkonda ja vähe on neid lugejaid, kes korraga surfavad nii-öelda 3 raamatukogu nii-öelda keskkataloogis, et uurida, mis raamatud kus saadaval on. Et ma ei saa nagu öelda seda, et kõik panevad oma nii-öelda oma bisneksi kinni, et see sõltub ikkagi väga konkreetselt iga raamatukogu enda otsusest, mida ja kuidas jätkata. Selge, aitäh. Jah, kui rohkem küsimusi ei ole, siis... Ma küsin korraks, aga eks ju rahvaraamatukogudele valikut ei jää ju. Nemad ikka lähevad ju kõik sellesse, eks ju. Jah, sest et täna me oleme tegelikult ka olukorras, ma väga pikalt alguses selles ei peatunud, aga me oleme olukorras tegelikult, kus ei ole olemas üldse ühelgi raamatukogul täna normaalset seaduslikku alust raamatute ja isikute andmete töötlemiseks, et selle rahvaraamatukogude seadusega luuakse siis meil andmekogu põhimõtteliselt, mida seni tehtud ei ole, mida oleks võib-olla pidanud tegema ja kus me siis töötleme nii raamatukogude raamatute andmeid kui raamatukogude isikuandmeid, ehk siis ma saan aru, Ülle tahab veel kord üle kinnitada seda, et jah, kõik rahvaraamatukogud just nagu sunnitakse sellega ikkagi liituma. Kuna meil eelnõus on, et raamatukogude andmekoguga rahvaraamatukogudele liitumine on kohustuslik, aga kuna me teeme selle kohustuslikuks, siis me võtame ka kohalikelt omavalitsustelt kohustuse seda kulu kanda. Nii et selle tõttu kannab riik ka kulu. Ja veel nagu selles mõttes teistpidi vaadates, et tegelikult kogu selles andmemajanduse ja isikuandmete töötlemises me ikkagi proovime parandada seda olukorda, kus meil see, kuidas öelda, see olukord täna ei ole nii hästi. Me tegelikult loome siis andmekogu päriselt nagu andmekogu mõistes ja seaduse mõistes ja seadustame kogu selle isikuandmete töötlemise nii GDPR-i vaates kui ka kogu raamatukogu võrgu vaates, aga ikkagi ainult selles ulatuses, mis puudutab siis nii seda e-kataloogi või kogu seda ÜRSI kontseptsiooni ehk raamatukogusüsteem keskse bibliokirjate andmebaasiga. Et kui nüüd peaks juhtuma see, et mingisugused raamatukogud jäävad kasutama, ma ei tea, Rixi, Hurramit või Serrat, siis nemad peavad ise poolt kandma selle eest, et isikuandmed oleksid seal vastavalt EU ja GDPR-i nõuetele töödeldud, hoitud, vastavad regulatsioonid rakendatud. Et see on päris selline, õnneks ei ole siiamaani nagu keegi meile veel sarve hakanud, aga üldiselt on see koht, kus aina rohkem vaadatakse, et see oleks korras. See oleks sellist, kuidas siis öelda, et need asjad oleksid hästi reguleeritud. No Rixi puhul ongi ainult see, eks kui kooli raamatukogud sinna jäävad, oleneb, mis see haridus ju nüüd otsustab, eks ju sealt, et... No suure tõenäosusega jääbki see koolide otsustada. Et kuna koolidel on täna nende andmekogude kasutamiseks ressurss olemas, aga et siin sõltub nagu omaniku soovist, et kas ta tahab, et tema raamatukogud oleksid kõik ühes süsteemis, mis puudutab kohalikke omavalitsusi. Aga teine teema on see riigikoolid. Et kui nemad on ka mingis süsteemis, neil on ressurss olemas, siis siin on vaja seda Haridus-Teadusministeeriumi nõusolekut, aga suure tõenäosusega, kui ülikooli raamatukogud nii-öelda teevad ka selle lõpliku otsuse, et jah, nad liituvad, siis ma arvan, et see üleminek, et olla ühes süsteemis, see on kõigile nagu otsustamiseks palju lihtsam. No Tempmaril on ju puhtalt sellest tegelikult see, et kui suur kliendibaas tal üldse jääb ju, eks ju sealt, et kui ära lähevad sealt, siis me oleme ka ju lastekirjanduse keskuses praegu Rixi peale, eks ju, et seal ongi see küsimus, et kui tal nagu seda
kliendibaasi enam ei jää, mille pealt üldse on ju Eesti firma ja kõik toimetada, siis seal pole suurt. Deltmari puhul on tegemist Soome firmaga. Omanikud on soomlased. Me oleme nende omanikega kohtunud ja nemad on väga selgelt öelnud, et kui neil ärihuvi ei ole, siis nad andmekogu edasi ei arenda ja teenust ei paku. Seni, kuni on kliente, nad arendavad ja pakuvad teenust edasi. Et ma arvan, need on klassikaline äriasutus ehk nemad täna peavad otsaga kokku saama nendest litsentsitasudest, mida nad täna küsivad. Ja kui sealt enam kuidagi igapäevaseks tööks kokku midagi ei saa, siis näiteks nad ise otsustavad, mis sedasi saab. Aga praegu see, nagu kuidas öelda, selle suure või tunnetusliku pildi järgi võib juhtuda ikkagi nii, et nii-öelda Deltmar koos koolidega natuke aega kindlasti hingitseb kauem kui Uraan ja seal on väga vähe koole, et nemad ainult koolide pealt kindlasti ei suuda teenust enam pakkuda. Või ütleme siis kvaliteetset teenust ei suuda pakkuda, et võib-olla süsteem töötab, aga tugi ja kõik see arvatavasti ei majanda ennast kuidagi sealt pealt ära. Ma siis nüüd panen selle lindistamise kinni. Nii, nüüd on see off see rekord, kui keegi